ta läheb, üks meie korraldaja. Hingamislaulupeo korraldaja. Ja hetkel räägivad targad inimesed tarka juttu ja tekib üks väga äge video siit. Ja siin on meie filmija. Ja sulle kiire küsimus, Heiki, sina tulid üldse selle kogu idee peale teha hingamislaulupidu, et kuidas sa selle peale tulid? No selle sai niimoodi tuldud, et oli üks ilus sügisõhtu ja mõtlesin, et kuidas niimoodi teha, et saaksin oma andmetega teisi inimesi 5000 korda rohkem teenida. Aga ma küsin sult 5000, miks just 5000 korda? No, lihtsalt tuli seest, et ma näen, et potentsiaali on nagu väga palju iseenda ja teiste jaoks, et saaks seda veelgi rohkemini siis näha, mida vaja teha. Okay. Ja siis hakkasin hingama ja hingasin ja lõdvestusin ja siis ühel hetkel avardus mu ees selline imekaunis pilt lauluväljakust, kus olid siis inimesed, kes seal muru peal hingasid ja Eesti siis hingamisterapeudid hoidsid nendele hingajatele seal ruumi. Siiri Sisask laulis seal kauneid laulu, mis maa see on seal ja inimesed hingasid ja see oli väga selline eriline härrasetk. Ja minu jaoks oli see sõnum, et tulebki teha selline hingamislaulupidu, et Eesti rahvas saaks koos teineteisega paremini kokku ja koos ühtsemaks muutuda. Väga äge, aitäh sulle. Ja siis esimene hingamislaulupidu, mis oli planeeritud aastaks 2021, eks ole? Jäi ära seoses sellega, et oli koroona, aga nüüd me oleme vabad hingama ennast tervemaks ja toredamaks ja vabamaks. Ja esimene laulupidu reaalselt saab olema millal? 20. augustil Valgemetsas. Selge, suur aitäh sulle ja me tuleme kõik 20. augustil Valgemetsa, et õppida hingamist koos oma ala profidega ja teha üks korralik hingamislaulupidu. Tuleme hingame koos vabaks. Väga äge.